Kallid naised, õnnitlen. Soovin teile kõikidele ilusat naistepäeva. Usun, et tänane Mihkel Matiiseni kontsert saab heaks kingituseks meie kallitele naistele ja kavast leiab igaüks endale midagi südamelähedast. Kõik naised vajavad tähelepanu, sõltumata kalendripäevast. Kuid vahel on hea, kui tuletatakse seda meelde erilisel moel. Hoiame enda ümber olevaid naisi ning laseme neil särada. Õnnitlen Tallinna linna nimel kõiki naisi naistepäeva puhul ning soovin veel kord ilusat saabuvat kevadet. Tere ja palju õnne kõikidele naisterahvastele selle naistepäeva puhul. Ma usun, et teid seal arvutite taga on päris palju, ma küll teid ei näe, aga eks ma oskan ette kujutada. Ja kõikidele meestele ka õnnitlused siis teie naistepäeva puhul, nii et ka mehed võivad selle kontserti loomulikult nautida. Ja nagu Jaanus siin kõnes enne ütles, et ta loodab, et igaüks leiab midagi sellest kontserdist, siis selle tänase kava olen ma ka teinud tõesti niimoodi, et siin on hästi erinevat muusikat ning loodetavasti kõik tõesti leiavad midagi. Ja kontsert on jaotatud nii-öelda mõtteliselt 2 osaks, muidugi mingit vaheaega siin ei ole, aga mõtteliselt just nimelt. Esimene pool on siis instrumentaalne ja teine pool on siis koos vokaaliga, nii et täna saab päris tõesti mitmesugust muusikat kuulata. Alustan ühe enda kirjutatud palaga, mis on klaveri lugu ja käisin ma seda esitlemas Anu Välba saates Hommik Anuga ja siis seal ühtlasi soovitasin inimestel pakkuda ka loo pealkirja ning neid pakkumisi tuli väga palju ja ma valisin välja selle loo pealkirja ühe väga pakkumise, milleks oli Pärast tormi.
selline lugu siis pealkirjaga Pärast tormi. Jah, naisterahvastega on ju ka nii tuult ja tormi kui ka vaikust, nii et see kõik käib elu juurde ja eks me mehed teid sellepärast nii väga armastamegi. Järgmine pala koosneb omakorda väga mitmest loost. Ma alati soovin oma kontserdikavadesse panna ka midagi klassikalise muusika repertuaarist ja olen täna välja valinud ühe sellise teose, mis koosneb siis väga paljudest teostest. Nimelt olen ma kokku kogunud siin 11 lugu, ma kohe loen teile ette. Ma hakkan esitama selliseid lugusid nagu Krieg, Mäekuninga koopas, Wagner, Pulmamarss, Mozarti 40. sümfoonia, Beethoveni Für Elise, Krieg, klaverikontsert, Tšaikovski Luikade järv, ballett, kui mõni balleriin vaatab, siis te saate balletti ka tantsida samal ajal. Siis Debussy Clair de Lune, Kuu valgus, Tšaikovski esimene klaverikontsert, Mussorgski Pildid näituselt, Beethoveni 9. sümfoonia, kust on siis ka tänapäeval kasutusel Euroopa Liidu hümn, Ood rõõmule. Ja lõpetuseks veel ka Händeli oratoorium Messias. Te ei pea nüüd hirmununa seal arvutite ees muretsema hakkama, et kontsert kestab kuni homse õhtuni, kindlasti mitte. Siit tuleb üks selline väga kompaktne ja improvisatsiooniline selline popurrii või megamiks, kuidas keegi soovib nimetada, siis nendest tõelistest klassika superhittidest nii-öelda. Ja kuidas hakkavad need lood kõlama, ei tea ma praegu antud hetkel ise ka. See ongi improvisatsiooni juures selline tore asi, et iga kord on täiesti erinev ja ma kindlasti saan inspiratsiooni nende teemade käsitlemisel ka popmuusikast ja rockmuusikast, kus iganes. Nii et tuleb selline tõsi küll klassikalist muusikat, aga veidi teistsuguses kastmes võib-olla, kui muidu harjutud kuulma. Ma panen need lood endale siia paberi peal kõrvale, et ma näeksin, mis lugu ma plaanin järgmisena hakata mängima ja vaatame, mis sellest kõigest välja tuleb.
selline popurii siis tuntud klassikalise muusika lugudest. Ma loodan väga, et heliloojad nüüd teist külge ei pööranud seal, kus iganes nad tänaseks päevaks on, aga tundes paljusid elus olevaid heliloojaid, siis selline väike muusikaline nali ja improvisatsioon ei ole sugugi mitte mingi patuasi. Ma lähen siit edasi veel ühe popuriiga, aga nüüd juba siis siirdume pigem popmuusika valdkonda ja peaaegu meie naabrid, rootslased, 2 meest nimega Björn ja Benny ning on kirjutanud tohutu hulga väga häid lugusid, mis on kirjutanud kahtlemata ennast muusika ajalukku ja lood, mis on juba kirjutatud mitukümmend aastat tagasi, kuid elavad suurepäraselt ka tänasel päeval edasi inimeste südametes ja loomulikult Björn ja Benny on siis mehed, kes lõid ansambli APA koos oma naistega ja nendel on olnud tõesti nii palju häid lugusid, et ma lihtsalt valisin mõned nendest välja ja panin siis siia sellesse popuriisse kokku, nii et ma usun, et siit kuulete nii mõndagi tuttavat muusikateemat siis APA repertuaarist.
Aitäh Hapale muusika eest. Ilusad laulud, kindlasti paljud ka Hapa laulud on just nimelt naistest inspireeritud, siin pole mingi küsimust ja tegelikult üldse, kui meesterahvad kirjutavad muusikat, siis ma usun, et väga suur protsent muusikast on just teie poolt inspireeritud, armsad naised, ja kindlasti ka järgmine pala. See on nüüd selle meie instrumentaalse osa viimane lugu. Ma lähen ühe Eesti, võib vist öelda, et kõige armastatuma laulukirjutaja juurde läbi aegade ja Raimond Valgre on see, kellest jutt käib ja naised on tema elus mänginud tohutut rolli, kas kaudselt või otseselt, aga see on kõik, kes on Valgrega kokku puutunud, teavad seda, et naiste osatähtsus tema loomingus oli väga eriline ja järgmine lugu on lausa ühele, ma ei tea, kas see on mingile konkreetsele naisterahvale kirjutatud, aga küll kannab see ühte konkreetset naisterahva nime, see loo pealkiri. Valgrel on mitmeid naise nimega lugusid, mina olen täna valinud välja siia tema sellise rõõmsameelse pala nimega Helmi, millest ma olen teinud klaveriseade sellise, kus alustame üldse ühe Johann Sebastian Bachi prelüüdiga, aga üsna ruttu läheb see juba Valgre muusikaks üle, nii et meie instrumentaalse ploki viimane lugu, Helmi. Selline versioon siis Valgre Helmist, suurepärane lugu ja üldse on hea meel, et Valgre oma lühikese elu jooksul jõudis siiski kirjutada väga palju head muusikat. Et enne kui me lõpetame, laulame ikka mõned laulud ka, on ju. Kõik koos te saate kaasa laulda seal. Ma küll ei saa kontrollida, kas te laulate, aga ma usun, et te laulate. Esimene pala hakkab rääkima sellest, kuidas ka rasketes olukordades naeratamine ja positiivseks jäämine võib teha rasked hetked veidikenegi kergemaks ja juba aasta aega ei ole vist kellelgi väga lihtne siin olnud, nii et tähtis on ka nendel hetkedel jääda positiivseks ja naeratada, nii et laulame naerjatest, kes ka vihma käes saavad ilusti naerdud. Tuleti pilved, mis päikese peitsid, piisku pea tuhandeid langes taas. Me seisime puu all, mis sealti meid leidis,
märjaks, nii saime me mõlemad. Mis kaunim olla või veel kui see. Kus nii kuumad on su käed, päikest nagu oleksin hoidnud peas. Millist rõõmu toob veel vähe, kui mu kõrvale puu alla jääb. Vihmast on märjad su silmad ja huuled, pisara palgeid kui pärlikeel. Sind suundan nüüd hellalt, ma niiskelen suule, südames sütimas õnnelek. Mis kaunim olla võib veel kui see. Kus nii kuumad on su käed, päikest nagu oleksin hoidnud peas. Millist rõõmu toob veel vähe, kui mu kõrvale puu alla jääb. Kus nii kuumad on su käed, päikest nagu oleksin hoidnud peas. Millist rõõmu toob veel vähe, kui mu kõrvale puu alla jääb. Käed, päikest nagu oleksin hoidnud peas. Millist rõõmu toob veel vähe, kui mu kõrvale puu alla jääb. Kus nii kuumad on su käed, päikest nagu oleksin hoidnud peas. Millist rõõmu toob veel vähe, kui mu kõrvale puu alla jääb. Ma lähen sama teemaga tegelikult edasi, seepärast, et kui jah, võib-olla eestlasi peetaksegi, et eestlased on sellised üsna tõsised ja ei kipu väga palju võib-olla naeratama, siis on see meile ju selline hea õpetlikud laulud nii-öelda, et naeratage. Järgmine pala ongi pärit Frank Sinatra repertuaarist ja eesti keeles on teinud sellele palale teksti Heldur Karmo. Heldur Karmo on liialdamata teinud tuhandeid laulutekste, kahtlemata kõige viljakam tekstikirjutaja läbi aegade Eestis. Ja ka sellele palale nimega When You're Smiling kirjutas Heldur Karmo siis teksti pealkirjaga Kui sa naerad. Nii et läheme swingi ajastusse ja naudime natukene sellist tüüpi muusikat. Kui sa naerad, on maailm päikest täis. Kui sa naerad, siis sul käsi hästi käib. Kui sa nutad, katab päikese pilk, tihtipeale nutab, muutub tüütavaks silmi, siis naera, sest kui sa naerad, täis. Kui sa naerad, siis sul käsi hästi käib. Kui sa nutad, katab päikese pilk, tihtipeale rutab, muutub tüütavaks silmi, siis naera, sest kui sa naerad, on
Head naeratamist, kallid naised. Siit lähen edasi ühe pala juurde, mille ma ise kirjutasin. Ja see on pärit ansambel Jam repertuaarist ja see oli kuskil siis juba seal 2000-ndatel aastatel, kui sai meil nii-öelda purki lugu nimega Ainus tee ja miks mitte sellisel naistele mõeldud kontserdil üks selline südamlik armastuslaul ka kavasse panna. Nii et Ainus tee. Kõik on oodatud kaasa laulma muidugi. Ma kingiksin sulle päikese, kõik maailma lilled tooks sinule, ma teeksin kõik, et saaks su endale. Ja sügisel korjaksin sinule kõik lehed, mis langevad puudel, annaksin kõik vaid ühes suudusest. Enne sind või teadmatuses ringi ekslesin. Nüüd olen jätnud kõik need teed, mis mu jalge all looklesin. Ma tahan anna endas kõik ja annast rohkemgi veel. On see mu ainus tee, on see mu ainus tee. Rohkemgi veel, on see mu ainus tee, on see mu ainus tee, su heaks, mis ma teen. Kui oled rõõmus või halba vaid näed, kui kõik on helge või hall on päev, ma tean, et alati su juurde jään. Enne sind vaid teadmatuses ringi ekslesin. Nüüd olen jätnud kõik need teed, mis mu jalge looklesin. Ma tahan anna endas kõik ja annaks rohkemgi veel. On see mu ainus tee, on see mu ainus tee. Rohkemgi veel, on see mu ainus tee, on see mu ainus tee, su heaks, mis ma teen. Enne sind vaid teadmatuses ringi ekslesin. Nüüd olen jätnud kõik need teed, mis mu jalge all looklesin. Ma tahan anna endas kõik ja annast rohkemgi veel. On see mu ainus tee, on see mu ainus tee. Rohkemgi veel, on see mu ainus tee, on see mu ainus tee, su heaks, mis ma teen. Kaks lugu on meil veel selle naistepäeva kontserdi lõpuni jäänud. Esimene neist kahest on selline legendaarseks saanud lugu, mille kohta paljud ei oskagi arvata, et see pole tegelikult üldse Eesti lugu. Et tegelikult on Eestimaal päris palju selliseid palasid, mis on nii eestlastele südametesse lauldud eestikeelse tõlkega, et
ei oska ükski arvata, et tegemist on välismaise muusikaga, nii ka järgmine pala, mis on eestlaste südametesse ennast naelutanud juba mitukümmend aastat ja see on Jaak Joala repertuaarist. Mees, kes kindlasti andis Eesti muusikaelule väga palju omalt poolt ja ma loodan, et ühel hetkel jälle Jaak Joalast räägitakse rohkem kui lauljast, kui sellest, et Viljandis on tema monument, aga Joala repertuaarist vast kõige tuntum pala. Me läheme jälle naeratamise teemale. On armeel möödunud ja ees on lahkumine. Kas tõesti loodad sa, et õnn on igavene? Kas meeldi mälestus meil möödunud päevist jääb, sest lahkuda ju saab? Kas sõpradena armas? Kõik koos. Seepärast naerata nüüd jälle saab. Naerata nagu eile armas, pisarad nüüd kuivata. Naerata, õnn ei ole kaugel, kui hinges on üksindus ja südames igatsus, siis möödunud õnne meenuta. Naerata, naerata. Kui vahelt tunned sa end veidi üksikuna, siis tea, et möödub see. Taas saad sa rõõmu tunda, kui silmis pisarad. Kõik pühi ära nad, su kaunid silmad on ju naeratuseks loodud. Seepärast naerata nüüd jälle saab. Naerata nagu eile armas, pisarad nüüd kuivata. Naerata, õnn ei ole kaugel, kui hinges on üksindus ja südames igatsus, siis möödunud õnne meenuta. Naerata, naerata. On üksindus ja südames igatsus, siis möödunud õnne meenuta. Naerata nagu eile armas, pisarad nüüd kuivata. Naerata, õnn ei ole kaugel, kui hinges on üksindus ja südames igatsus, siis möödunud õnne meenuta. Naerata, naerata. Kallid naisterahvad, aitäh teile kõikide nende imeliste naeratuste eest, mida te olete meile kinkinud ja loodetavasti ka edaspidi kingite. Mul on kahju, et ma teid ei saanud reaalsuses näha, kuid parem läbi kaamera objektiivi kui üldse mitte. Ja ma usun, et küll saabub ühel hetkel ka päev, mil me saame kõik koos nii-öelda traditsioonilisel kombel kontserti nautida, koos laulda. Siis ma saan kontrollida ka, kas te laulate kaasa. Aga praegu soovin teile ilusat päeva jätku. Olgu see naistele pühendatud päev tõesti teie jaoks imeline ja mehed, hoidke oma naisi. Siia jääb üks lõbus laulukene lõpetuseks käima. Lugu võib-olla, mille järgi päris mitmed inimesed mind alles tundma said.
olin siis värskelt saanud aastal 1994 olin saanud 18-aastaseks ja alustasime koos sõber Jussiga ansambel Jammi tegemist ja läksin siis ühe kollase pintsakuga ETV-sse saatesse 7 vaprat. Kollane pintsak oli mulle suur, praegu oleks paras vist. Aga lugu oli see. See viis äras mind, see viis õnus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. See viis äras mind, see viis õnus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. Siin nägi päiksena laval paistmas, siin terve saali täis mõttes mõistmas. Sul on lõhna ja mõtet haistmas, ainult ma ei mõistnud sind. Ka mina püüdsin sust aru saada, ei tahtnud teistest ma maha jääda. Kuid laulu mõte läks minust mööda, ainult viisi jagas pea. See viis äras mind, see viis õnus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. See viis äras mind, see viis õnus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. Võib-olla laulsid sa armu rõõmust, võib-olla väikesest veinisõõmust, võib-olla ühtegi mõtte jäänud selles laulus polnud sees. Kui puuga oleks ma pähe saanud, ei ühtki sõna mul meelde jäänud. Kui sellest viisist ei küllalt saanud, sina ise olid viis. See viis äras mind, see viis õnus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. See viis äras mind, see viis õnus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. Kord, jaa. See viis äras, ei kuule, see viis, kõrvni, see viis võitis mind. Tuleb, paneme veel juurde. See viis äras mind, see viis võitis mind. See viis äras mind, see viis õnus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. See viis äras mind, see viis õnus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. See viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. Imelist naistepäeva teile, kohtume jälle.